Tegelikult, kuidas te ennast tunnete? Siin on natuke vähe. Hästi. Kuidas tundub see 25? Noor või vana? Kuidas? Veel läheb 25 nagu niuhti, nii et pole midagi. Nii et mina tunnen ennast siin koolis alati hästi. Ja hästi, hästi ja veel ükskord hästi. Sellepärast, et kõik aastad on täidetud, seotud ja alati on väga palju, mida meenutada. Rõõm on siin teid näha, kallid sõbrad ja külalised. Täna tähistame ühiskoos 25 aastat, jah. Rõõm on siin olla juba 25. korda. Päris korralik aeg. Mõnikord enne und ma mõtlen, et päris õudne. Päris palju. Aga hea on teiega kokku saada. Teile musitseerida ja kokkuvõtteid teha ja ka uusi plaane teha. 1996 aastal alustas õpinguid 28 õpilast. Mäletate? Keegi mäletab seda, kui me tulime? Minu kallis esimene õpilane on siin. Teeme aplausi talle. Helena. Jah, need olid need lapsed, kelle pärast tasus muusikakooli teha ja kes olid pühendunud ja kes tahtsid tegelikult musitseerida. Ja tahtsid sügavuti minna, mis see muusika ikkagi on. Mitte ainult lihtsalt natuke noote õppida, vaid ka mängida kellegile. Jah. Et oli 4 eriala, jah, nagu Harri ütles, et olid puhkpilliorkester, aga olid paar puhkpillieriala ja siis oli ka klaveri eriala loomulikult. Et klaverit õpetasin ju mina. Ja tänaseks on kool kasvanud 10 korda. Kujutage ette. 10 korda. 4 erialast on kasvanud 16, ehk siis 4 korda on siis erialasid arv kasvanud. Aga lisaks sellele, et me õpetasime pille, siin lapsed armastasid laulda ka. Ja siin on ka õpetajaid, kes on kindlasti juba esimesest päevast peale siin ja kes ka unistasid sellisest asjast, nagu oleksid koorid ja orkestrid. Ja täna on meil erinevas vanuses poistekoor, et te ka nägite, kuidas tulid järjest niimoodi, kasvasid niimoodi peale. Alguses alustasime poistekooriga ja siis äkki tulid mehed, äkki hakkasid häält murdma ja siis mõtlesime, mis mitte, et teeme siis noorte meestekoori ja niimoodi asjad arenesid. Nii et tänaseks on meil palju poisse ka. Üks vahe laulis meil ligi 200 poissi vist minu meelest koos ettevalmistus või selle poistekooriga. Ja tänaseks on meil erivanuses lauljad, poistekoor, orkester, vokaalinstrumentaalansambrid ja õppetöö toimub 2 suunal. Et väga paljud koolid, kes jäävadki klassikalist suunda harrastama ja ei teki rütmimuusika osakonda, aga tänu Iljole, keda hetkel ei ole, me nägime seda kitarriorkestrit ja siin on ka tema õpilasi, kes on täna meie õpetajad, meie vilistlased. Et tänu neile on see rütmimuusika osakond tegelikult loodud ja täna on meil õpetajad tagasi. Et see on juba midagi erilist. Ja tegutseb, nagu te kuulsite, A-stuudio, ehk siis selline vanemate laste selline puhkpilliosakond, niimoodi ettevalmistus, mahukas ettevalmistusklass, Suzuki õpe, 0 klass ja õpilased on meil väga tublid. Tänan kõigile. Erinevates erialades võtavad lapsed osa kontsertidest, võtavad osa maakonnakontsertidest, vabariiklikest konkursitest, saavutavad auhinnalisi kohti, toovad au Saue vallale ja koolile loomulikult ja teevad meile südame soojaks. Ja samuti osaletakse mitte ainult Eesti, vaid ka rahvusvahelistel festivalidel ja konkursitel. Ja toimuvad ka õppereisid, et alati ei ole ainult harjutamine. Siis tuleb natukene
mõnusalt tunda. Nii et toimuvad erinevad väljasõidud ja suured osalemised konkursidel ja festivalidel ka mujal maailmas. Ja täna, kas keegi teab, mitmes lend sellel aastal lõpetab? Teate, mis on lend, jah? See on see, kes alustab 1. klassist ja lõpetab siis muusikakooli siis diplomiga. Tal on võimalus edasi minna õppima. Mitmes lend meil lõpetab? 20 juba. Ja et sellised ümmargused kuupäevad on kogu aeg. Nii et nimelt lihtsalt õppima tulid need lapsed esimesest lennust, kes tulid, kes esimesel aastal astusid, nad juba mängisid pilli lihtsalt. Et nad astusid lihtsalt natukene vanemasse klassi. Nii, aga mis ma tahtsin täna veel rääkida kiiresti? Et tänan kõiki, kes te olete siin, kõiki asutusi, kõiki allasutusi, kohalike omavalitsuse asutusi, meie partnereid, meie sõpru ja naaberkoole kindlasti, tänu kellele ja kelle abiga me oleme hoidnud seda lati kõrgel ja ei ole alla lasknud. Mitte mingi koroona ei ole meid ka niitnud, natukene võib-olla. Aga tänan kõiki teid, kallid sõbrad, koostöö ja abi eest. Täname teid, kallid lapsevanemad. Et paljusid ei ole võib-olla täna siin, on kodus, aga saavad seda kontserti kindlasti nautida ka pärast meie salvestusel. Aga ilma peredeta ja teie abita ei oleks see võimalik. Ja kindlasti suur aitäh teile. Ja kindlasti me täname kõiki volikogu liikmeid igal aastal, sest 25 niisama muusikakool ei seisa püsti. Meil on vaja vahendeid, meil on vaja tuge, meil on vaja kindlasti finantstoetusi ja kindlasti on selleks meil erinevad fondid, abid, erinevad toetused, aga iga-aastane see püsitoetus, mis meil tuleb ikkagi kohalikest omavalitsustest. Ja kindlasti siinkohal on õige koht võib-olla näidata teie meie vallavanemat ka ja tänada teda lihtsalt selle fantastilise koostöö eest ja see imelise unistuse elluviimise eest, et on sündinud Saue vald. Väiksest Saue linnast on kasvanud suureks Saue vallaks. Me veel ise ei kujuta ette, milline see suur on suuruselt, aga ta veel kasvab. Aga veel huvitav, kogu aeg on muutumises. Nii et armas Andres Laisk, palun tule siia. Nii, et lihtsalt siin oli see koht, et lihtsalt inimene sai esimese väikse kingituse meie poolt. Aga mis meil siis siin veel on? Ma tänan tegelikult siin koostöö eest Muusikakoolide Liitu ja kõiki naaberkoole, nagu ma enne juba mainisin, kõiki sõpru koolidest, kellega me oleme palju koostööd teinud. Samuti on koduks Saue linn saanud Harjumaa noortepuhkpilliorkestri, Harjumaa keelpilliorkestri ja Harjumaa sümfooniaorkestrile. Ja selleks kohtumispaigaks ka, et see kohtumispaik on Saue vald, et see on super hea ja super eriline. Et meil on saanud selline sõbralik vald, sõbralik koostöövald. Ja tänan teid kõiki õpetajaid ja kõiki õpilasi selle koostööpanuse eest. Nii, aga sellel aastal tähistame veel ühte aastapäeva. Nimelt rahvusvahelise noorte rütmimuusika festivali Visioon, mis sai loodud kunagi ka Sauel 20. aastat. Ja 20 aastat oleme rütmimuusikat siin vallas ajanud ja ka nendele noortele ka festivali korraldades kuskil ei saa alustada rütmimuusika osakonnaga kohe džässkaarele minna. Me saame ikkagi siin vaikselt alustada ja siis täna meie vilistlased juba esinevad ka džässkaarel ja üks meie vilistlane õppis New Yorgis ja samuti mängib praegu USAs. Ja sama paljud on õppejõud ja anname neile suure aplausi. Väga tublid on.
Ja siinkohas ma tahan tänada kõiki dirigente, kes on andnud oma panuse samuti nendesse puhkpillilaagritesse ja nendesse koosviibimistesse ja samamoodi nende õppepäevadesse. Ilma nendeta ei oleks meil sellist koostöö, sellist tunda, sellist jõudu. Aga loomulikult me kõike noodiga ka ei harjuta. Meil on sellised loomingu improvisatsioonipäevad ja ma mäletan, et eelmine aasta meie vallavanem isegi laulis meiega kaasa ühel sellisel vabal improvisatsioonil oma uues vallamajas. Nii et me kavatseme sinna uuesti tulla esinema. 25 aastat juba. Täpselt sama vana, kui see kool on. Samamoodi esimesel aastal meil oli kahju lahku minna suvel. Liiga pikk puhkus. Me mõtlesime, mis teha õpetajatega. Me olime kõik noored. Mida teha? Siis me mõtlesime, lähme kuskile, võtame lapsed kõik kaasa ja musitseerime. Ja oleme lihtsalt vabalt ja tegime vaba improvisatsiooni ja sellest sündiski selline üritus. Tänaseks 25 juba. Ja täna kokkuvõtted tehas on rõõm teatada, et Saue muusikakoolis töötavad ja panustavad igapäevaselt suurepärased kolleegid. Üksinda siin ei oleks võimalik teha midagi. Fantastiline meeskond. Ja oma ala professionaalid ja interpreedid. Paljud täna on esinenud siin laval, samuti on esinenud ka valla kontserti eri paikades, ka sellel aastal ja eelmisel aastal sellisel kontserti sügise raames ja samuti muusikaga talvest kevadesse sellises projektis. Ja rõõmu teeb see, et osad meie kooli vilistlased, kes on lõpetanud, otsustasid, et me tahame siia kooli tagasi tulla. Nad teadsid täpselt, kuhu võtme panna. Esimene tööpäev, kui nad tulid, nad teadsid täpselt, kus võti käib. Ja ma ei pidanud seda seletama, kõik oli selge, kuhu tulla, mida teha. Fantastiline. Kui ma seda mõtlen, see on suurim kingitus, mis mul olla saab. Aitäh teile, kallid, et te tulite tagasi kooli ja annate oma panuse. Aga rõõmu teeb see, et õpetajad on lihtsalt fantastilised andjad ja fantastilised loojad. Ja ilma teieta ei saaks ma siin üldse toimetada ja ma kutsun kõiki siia vaikselt, kõiki töötajaid ja me kutsun siia ette, siia kõrvale mulle ka Ruti, kes mul on abiks iga päev ja iga tund, iga kell ja meil on siin väike selline meene, te pärast vaatate, mis siin sees on. Aga see on selline midagi nimelist, midagi teile spetsiaalset. Kui te selle asja lahti teete siis, ja mõtlete meie peale, siis on alati teie nimi ja väike logo. Nii et kutsun järjest siia kõigepealt Ruti, teeme Rutile aplausi. Ja Sandra, kes aitavad mul selle asja ilusti korda ajada ja õpetajad palume siia seisma jääda ja pärast seda on meil väike selline pildistamine, nii et kõik saavad, kes tahavad ka väikse pildi endale mälestuseks teha. Nii, alustame klaveriosakonnaga ja kutsume siis ette Tiina Kalvet. Marina Jurtšenko. Sirje Subetamm. Kristiina Teresa Subi. Lea Valjuulina.
Priidik Purga. Jätkame keelpilli, akordioni ja kandleosakonnaga. Juta Ross, osakonna juhataja, viiul. Riina Erin, cello. Pille Karras, kannel ja pärimusmuusika. Anastasia Varlõgina, akordion. Kitarriosakond Jorma Puusaag, osakonna juhataja ja õpetaja. Jaan Jaanson. Joosep Talumaa. Helena Anni. Puhk- ja löökpilliosakond. Harri Illak, osakonna juhataja. Metsasarv. Jüri Hargel, flööt. Jaak Oserov, trompet. Andreas Aben, klarnet. Kersti Heinsaar, tromboon. Eve Neumann, saksofon. Martin Tuuling, fagott. Madis Katkosild, löökpillid. Ja Sirli Illak-Koluvere, dirigent. Läheme rütmiosakonna juurde. Toivo Unt, osakonna juhataja ja bändi juhendaja. Liis Lutsoja, solfeggio. Susanna Aleksandra Veldi, laul. Martin Eero Kõressaar, basskitarr. Ja Anno Toomingas, löökpillid. Artis Boriss, klaver. Sofia Ruubina, laul. Teooriaosakond. Ulvi Kanter, osakonna juhataja, solfeggio.
Sandra Kalman, solfedžo, muusikaajalugu. Ja Kerli Mitt, E-lõpe. Poistekoor. Elvira Alamaa, dirigent. Anneli Rõuk, koormeister. Mihkel Alamaa, kontsertmeister. Ning nüüd muud töötajad ehk vaaria. Rutt Pääsuke, juhi abi. Priit Minka, stuudiojuhataja. Ja Kristiina Liivik, lõpuboss. Terviseid siis kõigile. Ma püüan teha lühidalt. Ma saan aru, et ilma muusikalise saateta siin täna pikalt ei kõneleta. Ja kui ma peaksin laulma hakkama, siis ma kõneleksin või siis ma teeksin seda veel lühemalt. Nii et tahan lihtsalt siiralt tänada Kristiinat ja kõiki tema armsaid kaastöötajaid. Loomulikult ka kõiki neid, kes täna siin laval üles astusid. Oli erakordselt ilus kontsert minu arust ja peegeldas kenasti muusikakooli 25 aastat ja tema panust Saue linnale ja Saue vallale. Mul jäi meelde laul või õieti pala, mis oli akordionite esituses. Vist oli Karupoegade tants või midagi sellist. Ja kuidagi mul tekkis tunne, et kui ma mõtlen Kristiina ja ütleme muusikakooli tegemistele, nii palju kui mina olen sellega kokku puutunud juba tegelikult päris pikka aega, siis see meenutab mulle sellist, eriti Kristiina isikus, sellist kevadist Karupoegade müramist. Kunagi ei tea, kuhu nad maanduvad ja mida nad täpselt teevad. Seda on jube armas vaadata ja ilus kuulata. Ja kuigi kogu aeg on tunne, et keegi kukub kuskilt puu otsast alla või teeb ise endale või teisele karupojale liiga, siis tegelikult on see üks suur armas õnnelik pere ja nad alati maanduvad käppadel, nagu öeldakse. Nii et selle maandumise eest aitäh. Ja võiks juhata, kui sa ise siin oma kõnes viitasid ja viidates siis ka popuriile, et money. Aga johka. Sest olen siiralt seda meelt, et winner takes it all. Ja kindlasti on nii Saue linn kui Saue vald ikka ainult võitjate poolel tänu sellele, et meil on olnud 25 aastat võimalus nautida muusikakooli, tema loomingut, tema muusikat ja seda, et nad on õpetanud meie lapsi. Nii et thank you for your music ja happy new year! Meie jagame Kristiinaga maja. Ja kuna pidu oli siin praegu pikk ja meeleolukas ja läheb veel pikemaks, siis
ma jätkan meeleolukalt, aga väga lühidalt. Kärtsu ja mürtsu ja ühist koostöisust. Palju õnne sünnipäevaks. Mina usun, et inimene on siis õnnelik, kui keha, hing ja vaim on tasakaalus. Ja mina arvan, et Saue lapsed ja noored on õnnelikud sellepärast, et koolist saavad nad vaimutoidu ja staadionilt selle, mis kehal vaja on. Suur aitäh teile kõikidele, õpetajatele, lastevanematele, lastele. Teie toidate hinge ja seda oli täna kuulda. Aitäh! Mamma mia, kui fantastiline kontsert. Aitäh, superõpetajad ja aitäh, andekad lapsed. Mul on nii hea meel, et Midrimaalt tulles tulevad nad siia edasi heli otsima. Nad leiavad selle veel suuremana, kui ta seal lasteaias on, ja siis tekib kooskõla. Ja kui tekib juba kooskõla, siis hing heliseb ja sellest lapsest kasvab hea inimene. Palju õnne, Kristiina! Palju õnne, kogu muusikapere! Midrimaa tervitab! Tere, hea muusikakooli rahvas, õpilased, õpetajad ja kõik külalised, kes te siia täna olete tulnud. Mina olen tegelikult ka jube veel ammusemast ajast Kristiina kooliõde ja kui me meenutame lugusid, siis üks lugu, mis mulle tänapäeval meelde tuli, oli see, et see oli siis nüüd rohkem kui 25 aastat tagasi. Me sattusime Kristiinaga linnas kokku ja rääkisime juttu, et mööda minnes ikka küsid, et mida sa teed. Kristiina ütles selle peale, et ajan asju, hakkan muusikakooli tegema. Ma ütlesin, et täitsa hulluks peast läinud. Hull on ta kogu aeg olnud, hulle mõtteid ja geniaalsed ideid tema peas on olnud ja hullumoodi on ta neid ka mingil moel kogu korda saatnud, kui need tihtipeale tunduvad siiski vahest hullumeelsed. Aga seoses sellega on mul au ette lugeda täna allkirjastatud Harjumaa Omavalitsusliidu tänukiri meie tegevdirektori Andres Epa poolt. Saue muusikakool ja Kristiina Liivik. Avaldame tänu südamega tehtud töö eest 25 aasta jooksul laste muusikalise hariduse edendamisel ja innovaatiliste projektide elluviimisel. Palju õnne teile kõigile! Kallis Kristiina, hea Saue muusikakooli pere. Palju õnne teile, veelgi rohkem neid toredaid ja fantastilisi õpilasi, kellega te koos seda imelist muusikat täna tegite. See oli väga ilus kontsert. Aitäh selle eest. Mis me teile soovime veel? Me soovime teile lisaks, et täituksid kõik teie soovid ja unistused, eriti need, millele kaasa saavad aidata härra vallavanem ja vallavolikogu liikmed, ehk siis eelarvelised unistused. Head soovide täitumist! Head Saue muusikakooli õpetajad ja töötajad. Saue muusikakoolis õppivate laste emana, vanemana ja teiste vanemate nimel võib-olla ka. Väga-väga tahan tänada selle pühenduse eest, tohutu töö eest ja selle tõsiselt
katkematu töö eest, et sel ajal, kui kogu Eesti mitu aastat seisis, siis muusikakoolis käis elu. Et suur-suur tänu. Tervitused teile ka Saksamaalt, kust on olnud õpilasi muusikakoolis, nii et aitäh teile. Austatud muusikakooli pedagoogid, hea Kristiina. On suur rõõm, et Saue vallas on nii võimas muusikakool. Sadu sära silmi teile ja kestvat muusikaarmastust nii pedagoogidele kui ka lastele. Palju õnne kõigile!